Materiaalne maailm ongi niimoodi, et hea ja halb uudis. Et hea uudis on see, et sa võitsid lotoga. Halb uudis oli see, et sa unes võitsid. Ja Cinta Pedato filosoofia apeda, apeda. Jumal on samal ajal kõikjal, kõike läbiva, samal ajal kõigest eemal. Et samal ajal on hea uudis see, et kõik on hästi. Siin ja praegu kohe hing on igavene, saad anda täis õndsust ja igavikku ja küsimus on lihtsalt häälestuses. Ja et ükskõik mis on, kui sa oled valguse teel, eneseteadvustamise teel, heade omadustega inimese teel, siis see peenkeha koos hingega elust elusse jätkub sinuga. Selles mõttes nagu loterii peavõit, et see ei kao nagu see võit. Aga unenägu on see, nagu see anekdote alguses, eks ju. Et sa üritad, mis on normaalne inimlik, see ei ole nagu äärmuslik, sa pead olema kaks korraga mõtlema. Et sa üritad nagu siia sisse seada ennast ja kogu aeg läbi koolituste, läbi tarkuste, läbi jõu, läbi ilu, läbi vara nagu ennast sisse seada siia ja õnnelikuks saada. Aga materiaalne energia, pühakirjad räägivad toidu alla, toidu peale. Ükskõik kui hästi sul on, isegi kui ma loetlesin, oledki kõige ilusam, kõige targem, kõige tugevam, kõige rikkam, kõige kuulsam, siin, ütleme Eestis. Siis kui sa vaatad rikast inimeste elu, ma olen sellest palju rääkinud, materiaalne energia leiab koha ülesse. Nõrga koha ikka teeb sulle, eks ju, ai. Kas see on tervis, suhe, ma ei tea, mis iganes, konnistad vannitoas. Ühesõnaga, et see on võimatu ükskõik mis variante proovida, et siin materiaalses maailmas on sünd, surm, vanadus, haigused, eks ju. Seda ei saa muuta nagu. Head uudis on see, et oma teadus saab muuta. Sa saad vabanemise siin ja praegu, kõva mees saab aru sellest, jah. Et tal on vaja nagu, ta käib koolitustel ja hoolitseb oma keha eest ja pere eest ja selles maailmas täidab kõik kohustused, eks ju. Selleks on vaja koolitust, eks ju, akadeemilisi teadmisi. Aga ta teab, tark mees, et see on lihtsalt selline, kuidas selle öelda, nagu auto eest hoolitsemine. Aga kui sa ei tea, kuhu autoga sõita, lihtsalt sõidad, eks ju, siis on mõttetu, pent saab otsa. Tead, kus sa sõidad autoga isegi materiaalses maailmas, eks ju. Mis on selle mateeria mõte? Mateeria mõte on selles, et kasutada kõige kõrgema teiste omakuse püüdmatuks teenimiseks. Et see on nagu selline igavene hea uudis, et on nagu halb ja hea uudis korraga. Et ükskõik mis skeemitad siin materiaalses maailmas siin nagu õnnelikuks selles mõttes väliskihtid ei saa. Et seal on kogu aeg siis probleemid. Ja teine asi, mis sa peame arendama 2-1 mõtlemist on see, et vanakooli inimesed või vanakooli ajaloolased või ma ei tea inimesed, nad nagu otsivad poolt, hea ja halb. Vaata inimese materiaalne mõistus on nagu kas halb või hea, sellist asja ei ole. Kui on materiaalne maailm ja kui on selline ajastu nagu Kali Yuga, siis enamus, mis enamus, ma ei tea, kõikid riigid juhid on selle maailma inimesed, mis tähendab madalaid omadusi. Mõni peidab, mõni ei peida, kui inimeste omadused on madalad Kali Yugal, minu ekspluateerimine. Isegi kui sa peidad seda altruismiga, religiooniga, millega iganes, eks ju, paha religioon, hea religioon, meie religioon, eks ju, meie rahvus on parem, meie partei on parem, valged on paremad, mustad on paremad, kollased on paremad. Sellist asja ei ole, et tuleb nagu, lõpuks nagu magada kaineks, vähem seeni süüa ja kanepit võib-olla vähem tõmmata, eks ju, ja vähem seda meediat vaadata. Et see on nagu vana uudis, et kas Stalin on halb või hea, Mao Zedong on hea või halb, Hitler on hea või halb, Trump on hea või halb, Putin on hea või halb, Hiina on hea või halb, ma ei tea, kes seal on, eks ju. Kim on hea või halb, kõik on samas madalate omadustega väljaheidete, nagu me kõik siin oleme haiglas hullumajas kategoorias. Et me võime seal valida, ma saan aru, et väike rahvas peab valima, et pöörame venelasele tagumikku, et kummardame Ameerikat, eks ju, väike rahvas üritab nagu. Ameerikal on meist ükskõik, venelastel on meist ükskõik, inimestel madalamad omadused, meie oma rahva juhid, neil on meist ükskõik, peaasi, et palk jookseks. Väike protsent, neil on mingi huvi, eks ju, siia-sinna, eks ju. Et selles mõttes, kui on kehaline kontseptsioon ja madalad omadused, siis ei ole puhast armastust.
ei ole hoolitsus, omakuse püüdmatud, sellist haridust sügavat ei ole, selliseid inimesi on, aga riike juhivad või maailma, kogu seda majandust, mis iganes loodust, kõike nagu sellist madalat omadustega inimesed, sellepärast peab nagu kaineks saama, et ei ole mõtet nagu olla illusioonis, et keegi trump tuleb päästab või jah, ongi üks väljaheide on parem kui teine, kuna üks on kuivem ja sa peadki valima, eks ju, kui sul on ainult väljaheited, sa validki kuivema väljaheite, aga väljaheide on väljaheide, eks ju, et ei ole selliseid inimesi, võib-olla kuskil on, aga riikide eesotsas on kõik omakasvu püüdlikud, madalate omadustega inimesed. Sellepärast ei ole mõtet nagu umbes, et head juudid, halvad juudid, head palestiinlased, halvad palestiinlased, eks ju, natsid, mitte natsid, eks ju, noh, Klux Klan või nigerid, kõik on sama kaliuga inimesed, kõik on madalate omadustega, ekspluateerijad. noh, et see on nagu kaineks saamine, lihtsalt sa võid küll valida, eks ju. Nagu ma enne eelmise juttu rääkisin, see materiaalses maailmas ennast sisse seada võimalikult arukalt, eks ju, keha toimiks ja kõik. Aga sa saad aru, et siin nagu võitjaid ei ole, kõik kaotavad, see on materiaalne energia, ainus, mis sa saad, hea uudis on see, oma hinge teadvustada ja siis sa saad vabaks juba, isegi kui sa väljas show jätkub, isegi kui sa oled kaliugal